Viplala lood, teine osa. Härra Plomm sõi oma suppi nõnda. Nellatella sõi oma suppi nõnda. Johannes sõi oma suppi nõnda. Ja Kassparm lakkus oma suppi alustassilt. Nõndaviisi. Esimene peatükk. Ämblik. See oli õige hea supp, lausus isa Plomm. Ja mis meil teiseks tuleb? Hautatud oad, vastas Nellatella. Juba jälle hautatud oad. Meil pole juba mitu nädalat hautatud ube olnud, väitis Nellatella. Sinna juurde on õunakaste ja praetud sibulad. Ja mis on nende juurde? Küsis Johannes. Mitte midagi. Oh, lapsed, ütles isa Plomm. Oleks mul raha, ostaksin teile hiigla suure jäätise tordi. Aga mul on täpselt 74 senti ja sellega peame nähtavasti veel 3 nädalat läbi ajama. Ta näksis närvilikult oma vurru otsa ja kui Nellatella tõstis lauale kausi hautatud ubadega, tuli isale nii nukker nägu pähe, et Nellatella pani ta käe õlale ja lohutas. Isa, söö ometi ükski suu täis. Homme teen pannkoopke. Oh, ega asi selles ei ole, vastas isa. Ma söön hea meelega hautatud ube. Muret teeb mulle see, et mul on kõigest 74 senti raha ja ma ei saa sellepärast nähtavasti isegi üüri ära maksta. Ja mis siis juhtub? Siis tõstetakse meid tänavale ja meil pole enam midagi hamba alla panna. Isegi mitte hautatud ube. Ja mis me siis peale hakkame? Siis lähme vargile, sõnas Johannes rõõmsalt. Kõige parema meelega röövin ma püstoliga ähvardades panga paljaks ja teie abistate mind, maskid ees. Ära räägi jõledusi, ütles isa. Või siis lähme mööda uksetaguseid kerjama, pakkus Johannes. Rändame linnast linna, ise närudes ja igal pool aetakse meid sõimuga minema, kuni ükskord leiame suure koti, mis kullatükke täis. Rumalus, ütles Nellatella. Parem söö. Tjah, tähendas isa. Nüüd peab küll midagi ette võtma. Mul tuleb mõnda ametisse astuda. See jahmatas lapsi. Isa polnud veel kunagi mingis tõelises ametis olnud. Ta oli väga tore ja kirjutas õpetatud raamatuid, selliseid nagu Rahutused Bütsantsiriigis või Koopelanike psühholoogia. Alati hirmus keeruliselt ja arusaamatult, aga muidugi väga teaduslikult. Ta pidas ka loenguid Lõunakultuuriühingus. Selle kõigega teenis ta kahtlemata raha, kuid alati oli seda kole vähe, ei kunagi küllalt ja seda raha jäi järjest vähemaks. Jah, muidugi tuli midagi ette võtta. Oleks Viplala jälle meiega, arvas Johannes. Küllap ta võluks siis harilikud valged paberid pangatähtedeks. Siis oleksime ühe hoobiga rikkad. Hautatud oad, aga võluks ta kookideks. Viplal oskab seda. Mis? Kes? Küsis isa hajameelselt. Kas sa oled juba unustanud, kes on Viplala? Küsis Nellatella taunivalt. Mis? Ah jaa, mäletan küll, kostis isa. Sa mõtled toda väikest nigelat päkapikumehikest, kes ütles, et ta oskab võluda, aga ta oskas ka, hüüdsid lapsed ühest suust. Ta oskas võluda, aga ta nimetas seda tinistamiseks. Ta oskas kohutavalt hästi tinistada. Isand Plomm tõstis nimetissõrme püsti ja ütles, no kuulge, ta ei osanud seda sugugi nii hästi. Ta oskas seda ju poolikult. Just sellepärast ta tegi meile suure hulga tüli, see väike laamendaja, see hädavares. Aga olgu, mis on, teda pole enam meiega ja sellepärast sööme lihtsalt hautatud ube. Laps, ulatu mulle veel õigi sibulaid. Johannes ja Nellatella vaikisid, kuid nad mõlemad mõtlesid tollele ajale, mil väike Viplal alles nende juures viibis. Ulatage mulle ajaleht, palus isa. Viskan õige pilgu kuulutustele. Vaatan, kas seal pole mõnda kohta minu jaoks. Aga näiteks, mis kohta ometi? Küsis Nellatella. Kohti on 100 000, tähendas isa. Näe, vaata ainult. Vajatakse kaubareisijat koogimüügialale. Kas ei sobi? Ei, väitis Nellatella. Isa,
sa oled nii hajameelne, et vajud mõttesse ja sööd kõik koogid ära veel enne, kui sa nendega kuhugi jõuad. Olgu, siis ei sobi, nõustus isa. Aga siin on neid veel palju. Vajatakse kirjakandjat, vajatakse kütjat, vajatakse äriteenijat. Kõige puhul raputas Nellatella pead. Kas ma sellega hakkama ei saa? Küsis isa õnnetult. Loe edasi. Vajatakse jaamaülemat. Kas see on midagi minu jaoks? Jaa, muidugi, hüüdis Johannes. Tohin ma siis korraks su mütsi pähe panna? Ei, isa, sõnas Nellatella kannatlikult. Sa unustad rongi ära saatmata. Olgu, ei mingit jaamaülemat siis, nõustus isa. Vajatakse raamatupidajat. Sa oled alati rahaga nii hooletu. Kuu lõpuks tuleb sul kindlasti suur puudujääk. Nii et see ka ei kõlba, ohkas isa. Siis ma küll enam ei tea. Oot. Otsitakse direktori sekretäri. Nellatella, kas ma selleks kõlban? Ma ei tea, mis see õieti on, ütles Nellatella. Mida see tähendab? Noh, see tähendab direktori sekretäri. Jah, aga mis sa seal tegema pead? Kirju kirjutama ja telefoniga rääkima ja külastajad vastu võtma, kes direktoriga kokku tahavad saada ja direktori eest kokku leppima ning kõik need kokkulepped kalendrisse sisse kirjutama. Umbes nõnda see käib, aga eelkõige ära räägi, et ma seda ei suuda. Ma ei taha niisugust juttu enam kuulda. Kirjutan otsekohe kirja ja pakun ennast tööle. Isa tõusis laua tagant, läks ja istus oma kirjutusmasina juurde. Oota natuke, isa, mis direktor see on? Küsis Nellatella tõtlikult. Ma arvan, et ta peab olema millegi direktor. Kas mõne haigla või vangla oma või vahest postkontori direktor? Supivabriku oma, vastas isa. Siin seisab Minutisupivabriku direktsioon. Oo, Minutisupp, hüüdis Nellatella. Seda me just äsja sõimegi. See on tomatisupp konservikarbi sees. Või nii, tähendas isa. Kas see oligi Minutisupp? No, supp on suurepärane. Hüva, ma hakkan seal direktori sekretäriks. Olge nüüd vagusi, kuni ma kirjutan. Veidi hiljem istus Nellatella oma toas ja kirjutas üht ülesannet puhtalt ümber, kuid ta mõtted ei tahtnud selle juures püsida. Ikka ja jälle pidi ta mõtlema isa töökohale. Isa polnud harjunud ametis käima. Alati oli ta kodus oma kirjutusmasina juures töötanud. Nüüd aga peab ta igal hommikul kell 8:30 kodust väljuma. Kui teiste isad peavad ju niisamuti tegema, mõtles ta. Ainult, et minu isal on see harjumatu. Ta ohkas ning mängis mõtlikult kivistämblikuga, mis seisis ta kirjutuslaual. Varem oli see olnud elus ristämblik, kes elutses väljas metsviinapuu väetides, kuid Viplala oli ta ära tinistanud. Viplala oskas ju isegi inimesi ära tinistada, nii et nad kiviks muutusid ja siis jälle tagasi. Armas Viplala, oleksid sa ainult siin, lausus Nellatella valjusti. Kui sa siin oleksid, saaksid sa vahest meid aidata. Üleval pööningul oli Johannes oma taskuraadio mängima pannud ning Nellatella kuulis teda muusikarütmis tantsivat. Nellatella tundis, kuidas murelikkus temastki vähehaaval lahkus. Ta pani ämbliku käest, tõusis toolilt ja tantsis ka natukene. Ta võttis Parmu lesikäppadest kinni ning keerutas temaga mööda tuba ringi. Oh, Parm, lausus ta rõõmsalt. Mis tühja nii palju pead murda? Unustame parem kõik ära ja tantsime. Ent Parm turtsus ja kiskus end lahti. Isa hüüdis alt trepi juurest. Lapsed, ma lähen kirja posti viima ja tulen kohe tagasi. Kas te kodustel ülesannetel olete mõelnud? Johannes lülitas oma raadio välja ning Nellatella istus uuesti laua taha ja kirjutas hoolega numbreid puhtalt ümber. Ta tahtis parajasti võtta oma kirjapressi, kui äkitselt jahmus. Ämblikku polnud enam. Alles äsja oli kivistämblik tal käes olnud. Sellest polnud 2 minutitki möödas, kuid nüüd oli ta kadunud. Küllap ma panin ta kuhugi, mõtles Nellatella. Ma muutun juba niisama hajameelseks kui isagi. Ta otsis oma vihikute vahelt, otsis raamatute vahelt. Ämblikku polnud. Milline rumalus, ütles Nellatella. Ta ju alles oli mul käes. Ta peab siin toas olema. Nõutuses libistas ta pilgu ülespoole, ehkki ta teadis väga hästi, et kivistämblik ei saa ta pea kohal rippuda.
kuid ometi juhtus seekord just nõnda. Ämblik rippus üleval tema pea kohal ja oli kibedasti ametis võrgu kudumisega. Ta saalis edasi-tagasi ning vedas pikki niite kardina ja lambi vahele. Põksuva südamega ronis Nellatella toolile, et ämblikku paremini näha. Muidugi on see üks teine ämblik, mõtles ta. Kivist ämblik ei saa igatahes enam elusaks muutuda, see peab olema üks teine. Aga ta on täpi pealt minu oma moodi. Tal on samuti rist selja peal. Lõpuks on kõigil ristämblikutel rist selja peal. Ah, lollus puha, ütles ta lõpuks otsustavalt. Mõistagi on see juhus. Mõistagi on tegemist hoopis teise ämblikuga, mis seniajani kuskil nurgas istus. Kivist ämblikku leian ma homme põrandalt või kuskilt teisest kohast. Ta võttis tühja tikudoosi, pani ämbliku ettevaatlikult sinna sisse ja avas akna, et putukat maja ette rohelusse lasta. Tänaval mängisid poisid jalgpalli. Vaata, et sa alla ei kuku, ütles ta ämblikule doosi avades. Punu endale võrk väljaspool aknaraami. Toas pole sul sugugi ohutu, siin võib Korri, meie koduabiline, su kogemata surnuks litsuda. Head päeva, ämblik! Ta sulges akna ning mõtles järele. Korraga läks kõik nagu valgemaks ja eriliselt mõnusaks. Ta ei teadnud, millest see kõik tuleb. Kui see nüüd tõsi oleks, mis ma mõtlesin, lausus ta endamisi. Kui see küll tõsi oleks, siis tähendab, Viplal on kuskil lähedal. Ta on majas. Nellatella läks trepist alla. Ta avas söögitoas kapiukse ning otsis kõigilt riiuleilt. Sest eelmine kord, kui Viplala nende juures käis, oli ta tulnud hiireaugu kaudu kapinurgas. Nüüd oli hiireauk ammul kinni pandud. Kapis ei paistnud silma midagi peale tavaliste asjade. Ka köögis ei näinud ta midagi erilist. Ei, voolumõõtja kapis ega kuskil mujal polnud jälgegi Viplalast. Nellatella pani purgi koore juustuga lahtiselt köögilauale ning mõtles. Nüüd leiab ta midagi süüa, kui ta tuleb. Isa jõudis postilt tagasi ja ütles, nõndaks, nüüd jääb üle ainult oodata. Jah, sõnas Nellatella kõhklemisi. Nüüd jääb ainult ära oodata. Kuid selle juures mõtlesid nad erinevaid asju. Isa mõtles töökohta, Nellatella aga Viplalat.